Päikeselisel märtsikuu päeval vurab mööda Hiiumaa praami kolisevat rampi alla valge kivikala kirjadega kaubik. Selle last, Pärnumaa kilud, on saarele juba väga oodatud. Hiiumaa prouad ja ka mõni üksik härra, ämbrikesed käes valmis, hakkavad rõõmust kihama, kui kalakaubik nende külakeses peatub. Külajutud lähevad automaatselt pausile. Me oleme Läänemere laintes, õõtsume koos härra Imre Kiviga. Tervist! Jee! No rääkige, mida te praegu teete? Praegust hakkame ühte uut mõrda nõudma. Kas teil on ka kodus naljakiri värava peal, et pole kodus, läksin mõrda panema või? Ei, mul on see kodus, et vahetama vana mõrd uue vastu kodus ukse ees. Ja mõrrad on täna uued või vanad? Täna on uus. Vahetasin alles välja. Miks? Sellepärast vana väsis ära ja siis sain nüüd uus tehtud. Juba kuke ja koiduga tõusnud kalakaupmehel on säärane hoog sees, et ta võiks vabalt ühe soojaga veel ka Saaremaa, Vormsi, Kihnu ja sealt edasi ka Soome ja Rootsi saarestikud läbi kimada. Järgmine objekt, teatab ta naerul sui, kui kilud on tema kalapoe ostuletile välja valatud. Järgmine objekt, see on Läänemere lainete all usinalt töötav 150-meetrine mõrd. Te rääkisite TikTokis, et mõrd peab olema hülgekindel. Jah, see ongi nüüd see sama lina, see on hülgekindel lina, ta on hülgekindlam. Kindlam. Issand, ainult üks kalapojake on meil mõrra sees, kaks kalapojakest. Juba midagi. Midagi ikka. Kas on hüljes ka nagu võrku kinni jäänud või? Ikka on. Kui tihti seda ette tuleb? Aasta jooksul neid ikka tuleb siit 10 tükki võib-olla. 10? Ja kas hüljes on loom, keda võib süüa või on tal mingi piirarv nagu huntidel, et palju võib küttida? Ja need on, Hiiumaal on 4 küttimisluba välja antud, aga neid on väga raske lasta. Siin näiteks ei tohi üldse lasta Väinameres, et põhja pool rannikul Hiiumaal on mingi koht, kus neid võib lasta. See teist 4 hüljest terve Hiiumaa peale? Jah. Aga mis te teete, kui hüljes võrgus on? Kui hüljes võrgus on, siis on paha lugu. No mis sa ikka teed? Siis mõtleme välja midagi, tuleb ta välja päästa. Kas nad on pigem ellu jäänud? Pigem ei ole. Nad on ikkagi, ütleme nii, nad on vargile tulnud. Kõige otsesemas mõttes. Meri on suur ja lai. Aga hüljes tahab ka süüa ja mõrrast on nii mugav tal süüa ju. Mugav, muidugi. Aga inimesed ei lähe teise juurde korterisse, et nii mugav on võtta, ma ei viitsi poodi minna. Ma nägin TikTokist, et tegite hülgerasva nagu mettpurkidesse ja ma saan aru, et talvel mee asemel määritegi hülgerasva saia peale. Väga tervislik. Tõesti? Jaa, söögi alla üks supilusika täis ja peale sööki võib ka võtta ühe supilusika täis ja väga mõnus. Ta on küll vastiku maitsega, aga... Kuidas maitseb hülgerasv? Rõve. Aga tervisele hea või? Tervisele väga hea. Miks kõik, mis on rõveda maitsega, on tervisele hea? No, ma ei tea. Muidu inimesed oleks liiga terved, vaata. Teil oli naisterahva jaoks suhteliselt õõvastav video TikTokis hülge nülgimisest. Kuidas teil südant jagub selle jaoks? Ta on ju nii ilus suurte silmadega loom. See on ju traditsioon, seda on terve eluaeg tehtud. Aga mis... Sealt saab nahka, sealt saab rasva, sealt saab liha. See tuleb kõik ära tarbida ja... iga päev jahimehed on metsas, lasevad kitse maha, põdra maha. Ilusad suured silmad. Ma ei tea. Aga kas teil ei teki hülgega sellist emotsionaalset sidet? Ju ta ikkagi suur loom, mitte kala. Mul tekib kohe, rusikad lähevad rolli nii, kui ma näen. Ja kohe tahaks pootsagi haarata. Mul on see ainult selline side. Ei ole hüljes lihtsalt nunnu loom, vaid pigem looduslik vaenlane, saan ma aru. Täpselt nii. Kuulge, aga te olete kalamees ja hülgenülgija ja rasvameister. Miks te TikTokis olete? Omast arust ma ei ole TikTokis, ma lihtsalt
mõtlesin, et võiks lihtsalt oma tegemisi natuke teistele ka näidata. Inimesed on tulnud küsinud, no, mis sa teed ja kus sa võta kaasa, näita seda ja siis mõtlesin, et selline variant on, et hakkan TikTok'i tegema, noh. Ja nii ta läks. 2024 te postitasite esimese video. No just, nii ta, see lumepall nüüd on läinud ja... Kes seda, kas mõni noor sugulane tuli selle peale või ise mõtlesite? Mu noor naine tuli selle peale. Noor naine, uus mõrd. Ja, just, tuli selle peale ja... Ja teie kõige populaarsemal videol on üle 200 000 vaatamise. On, jah? Jaa. No võt. Järelikult rahvale läheb peale see meresisu. No, meresisu nii mõrrasest kui videole. No ilmselt läheb ja ma ütlen, et nad tahavad ka näha, et paljud ei käi ise merel ja et siis tahavad ka näha, mis siin toimub ja et siis on inimestel on huvi tekkinud ja mõtlen, et siis miks mitte näidata seda. Kas ma võin ühe valida, kelle me ära päästame? Päästa. Sa juba päästsid ühe ära? Need on nagu nii, see kala näiteks, see on aug. Jah, väike. Ei, praegust on augipüügi keeld. Ja siis peavad ära päästma. Ja, see tuleb lahti lasta. Kui sa tahad, võid lahti lasta. Laske ise. Aida. Siis te päästate ikka ise mõned. Hõbekoger. Hõbekoger. Jah, sellised meres on nad kasvavad hästi suureks. Sellised hõbekoger. Kasvavad veel suuremaks, sellised 1,5 kilosed. Aga siin on issand, kui ilusad. Kas see on selline gurmeekala rohkem? See on see kala, mida hiidlased küll ei söö. See on mandri inimestele või? See käis paadi põhja praegu. Just. Siia lähevad säinad. Säinal on kalamööt, aga see on mõõdus säinast. Säinast võib püüda. Selle jaoks on meil siin selline mõõdupuu. Mõõdupuu. Nii, näe, säinas 38 sentimeetrit. Siin on paar senti puudu. Ja läks tagasi, vedas. Noh, täpselt mõõdus. Just. See kala teadis, et ta ei tohi kasvada, muidu ta pannakse nahka. Just. Kui täpselt kalamehed siin nendest seadustest kinni peavad? No täna ikka väga täpselt. Et muidu võib suur jama tulla, jah? Muidu tuleb väga suur jama, ja need on kiisad. Kiisad on sellised jaad, ta on tegelikult parem kala kui ahmen kõik, aga ta on hästi okkaline ja inimesed sellepärast tast lugu ei pea. Aga ta mari on super hea, ta liha on parem kui ahvenal, nii et ta on väga hea kala, kes viitsib seda fileerida, sellest saab vägeva kõik asju äkist teha. Miks te nii palju ära kallasite? Kõik on alamõõdulised. Ei olnud hea saak, vaatame järgmise kahvatäie. Mul värki on, ega mul pole värki puudus. Aga kaua mõrd enne sees on, kui tühjendama tulete? No sõltub ilmadest ja asjadest, kuidas kala tuleb, aga siin on praegust 3 ööd nüüd olnud. No nüüd on kogred liikuma hakanud. Miks kogred paadi põhja lähevad? No kus ma need ikka panen? Alamkaless. Ma just mõtlesin, et see on delikatess, koger. Mis on kõige haruldasem kala, mis te saanud olete? Kõige haruldasem? Jaa. No ma ei tea, olen mõne tuura saanud kogemata, siis nugakala olen saanud. Mis asi? Nugakala. Milline see veel on? No see on välja näeb nagu nuga. Tuleb välja nuga käes. Jah, just. Et ma ei tea, siin haruldased on, seda vinträime on hakanud väga palju tulema. Nii, see on ümarmudil, see on nüüd see võõrliik. Ümarmudil. Näidake kaamera ette, ümarmudilad. Mis meie merre tuli. Kus see pärit on? See tuli, Kaspiast ja ta on toodud siia sisse laevade ballastvetega ja hakkas siin hästi paljunema. Ja nüüd, kui vesi soojamaks läheb, siis ta on selline, ta ammustab ka. Ta võtab ikka tugevasti kohe kinni. Sa kuri või? Jaa, ise ennast pole ollagi, aga ammustab tugevasti. Ümarmudil, kas see passib süüa või? Jaa, ta on väga maitsev kala. Siis ei ole vihane, et toodi võõrliik sisse? Jaa, aga lihtsalt täna on tal juba leitud turg. Alguses, kui ta tuli, tal on see omadus, et ta paljuneb hästi kiiresti. Kui on head tingimused, ta suudab isegi 6 korda aastas paljuneda. Ja siis ta sööb ära kõik, mis meres on. Ta sööb teokarbid ära, mis on lestatoid, ta sööb teisi kalu, ta sööb vetikaid, ta sööb kõike. Ta sööb kõike, kalamarja, mida kätte saab, kõik sööb ära.
elus kalad sööb ära mõrras, räimed paneb nahka, teised ta on nagu hüljes. Jaa, aga väike õnneks. Väike hüljes. Sama tüütu. Teised kalad ükski 11 seal meres ära ei söö. Okei. Aga ma saan aru, et te olete siin ikkagi kalaäri direktor, eks ole, ja viid tädidele mandri pealt importkilusid täna hommikul nägime, tädid olid pangekestega reas ja siis kui palju jääb üldse aega nii-öelda spetsialistitööd teha ehk siin paadikesega merel käia? No eks seda on vähe, võiks alati rohkem olla, aga tõused hommikul varem ja siis jõuab ära tehtud. Mis kell peab tõusma? No 5:30. 5? On niimoodi normaalne. Mandri-inimene läheb siis alles magama ja paneb Netflixi kinni. No täpselt, aga siin käib natuke teistmoodi, jah. Et muidu ei vea õhtuni välja. Nii, aga kus te noore naise püüdsite ka merest või? Ei, seda merest ei saanud. Kust sai? Kust ma sain? Kust ma sain? Ta saadeti Hiiumaale asumisele ja siis jäi silma. Kes saatis? No töö tuli siia tööle Hiiumaale. Ta on Rakverest pärit. Kui palju aastaid noorem naine siis on? On see me siin ikka teeme õhtulehte, eks ole. Kuidas te puhkate? Tead, see puhkus on siis, kui varbad on külmad. Nii kogu aeg tööl puhkadki. Aga kas te käite vahepeal? See ongi värske õhk, mõnus. See on töö ja puhkus just, koos? Just, see on koos. Aga kas te ei käi kuskil Norras kalareisidel või Islandil? Tüli huvides kord aastas tuleb Hiiumaalt ära käia. Kord aastas käite aastas ära. Täna hommikul käisite Pärnumaal, kas nüüd on tehtud? Perega käin. Lastega käime puhkame. Käisin nüüd alles Egiptuses. Nii? Nädal aega. Ja nüüd on jälle aastaprii. Jess, kaela pealt ära. Nüüd saab aasta jälle tööd rüvada. Kas Egiptuses snorgeldasite ka? Ei. Seal ma... Kala ei püüa, mitte midagi ei tee, täiesti välja lülitatud sellest kala asjast. Hiiumaal suvel ongi, siin ongi suur puhkus, sul on ilus, näed, siit tulevad laiud, Saarnaki laid, Anikatsi laid, kõik lähevad kuni saareni välja, see on super ilus. Võtad nädala lõppu, lähed, käid söödad paadiga sinna, teed väikse kõvedi veinikese, söödad tagasi. Milline romantiline kalamees. No just, see ongi puhkus, ütled lapsed ka kaasa, nüüd on jälle siis paar nädalat ei tule tüütama. Olles kastid kalu täis ladunud ja kaldale tagasi jõudnud, hüüab Imre kalamehest Semu paadisillalt. Ega sa ei uskunud kõike, mida Imre rääkis. Iga hiidlase jutus on nii palju tõde, et vale koos püsiks.